Tere jälle ja jätkan öökapi tegemist. Eelmine kord ma hööveldasin ja paksustasin lauad mõõtu ja nüüd siis teen liimkilpi selles videos ja saen detailid mõõtu, et seda ma tahaks selles videos teha. Aga kõigepealt ma tahaks natuke juttu rääkida, et kui ma üldse hakkasin nende töödega tegema, ma kogu aeg otsin võimalust, kus ma saan iseseisvalt teha või võimalikult vähe abi kasutada. Ja huvitav on lihtsalt see, et algselt tundub üldse, et ei ole võimalik, ei tea, aga kui hakkad mõtlema, läheb üks päev mööda, teine päev, siis juba leiad mingisuguse võimaluse. Ja liimkilbiga oli mulgi niimoodi, et ma tegelikult kasutasin abi ja praegu kasutan ka, sest kuidagi mulle tundus, et see on natuke keeruline. Aga samas mul oli mõte, et kuidas ma saan ise teha. Praegu ma mõtlesin välja ühe viisi, kuidas oleks mul lihtsam teha. Ma tahakski hakata harjutama liimkilbi valmistamist ise, kokku liimimist ma mõtlen. Aga mis puudutab seda mustrit näiteks, siis näiteks kui on siin näha, need on ära nummerdatud, see on Marietta töö, sellepärast, et ma liimkilbi valmistamisse suhtun üldiselt väga niimoodi nõudlikult. Ma tean seda, et puidul on oma kordumatu muster ja kui see liimkilp koosneb erinevatest laudadest, neid nimetatakse lamellid, muide, mul on siin 5 lamelli, nad on kuskil 8 sentimeetrise laiusega, siis minu jaoks on väga tähtis, et see muster oleks pandud õigesti kokku, et oleks kenasti hajutatud, tumedamad, heledamad kohad, et oleks visuaalselt oleks ilus. Et selle koha pealt ma annan endale väga hästi aru ja mulle väga meeldib, kui Marietta väga asjatundlikult teeb seda. Me siin vaidleme, räägime palju, pikk töö on ja siis lõpuks me jõuame ühele meelele. Ja praegu me olemegi jõudnud sinna, et Marietta on heaks kiitnud selle mustri siin ja ma siis soovin nüüd seda kokku liimida, et need lamellid või need lauad, millest siis liimkilp tuleb, on mul torupiskruvidel. 2 torupiskruvi on siin otstes ja 3 läheb siia peale. Torupiskruvid ongi väga head vahendid selle jaoks, tehakse. Aga minu moodus on siis selline, kuidas ma välja mõtlesin, et ma peaks sellega saama ja me leppisime kokku, et Marietta mul natuke, kui ma vajan juhendamist, siis natuke sufleerib, siis teeb häält, et selle ma tõstan eemale, seda ma liimiga ei määri. Seda määrin niimoodi, ma teen endale nagu paksema pinna, et ma tõstan need lauad kõik niimoodi ja siis ma tean, et kus mis on, et ma määringi nüüd need kõik ära niimoodi liimiga. Ja siis panen need kokku ühesõnaga. Et see on siukene minu mõte, kuidas ma seda teen, panen enam siia keskele, liim on mul siin, võtan selle lahti. Panen liimi siia peale ja siis rullikuga ajan selle laiali. Ja kui Marietta arvab, et ma läksin nüüd natukene nihu või pean kuskilt rohkem määrimist, ta mind juhendab. Ja mul on siuke mõte, et ma mõne aja pärast tunnetan seda rohkem ja rohkem ja siis saan, omast arust seda siia poole, ja siis ma saan seda teha juba julgemalt, et mul ongi siuke mõte, et teed 1 kord, teed 2 korda, tuleb liimi valetama siin, jah? Ja. Nii, ja siis see tunnetus kasvab, et mul ongi iga asjaga olnud niimoodi, et algselt mõtled, ega see ei olegi võimalik. Aga mingi hetk sa esiteks kujutad ette, kuidas sa teed seda. On mul ühtlaselt siin praegu? Ei, mitte väga. Paneta poole rohkem. Siia poole, jah? Aha. Et see kõik jääb meelde ja ma arvan, et igatahes ma proovin selle variandi. On mul siin ka nüüd, jah? Ja pane veel. Siia, jah? Ja, ja sellele ka. Et mul praegu tekib siuke mõte, et siin võiks olla väiksem pudel, mida ma saaksin tunnetada. Kuidas siin on? Seal on juba ka enda poole välimistele pane rohkem. Siia, jah? Ja. Ja teisele välimisele ka. Seega, nii, hops. Et harjutamine, nagu öeldakse, teeb meistriks. Ja sinna poole ma püüangi igas asjas ja samas mulle, kui ma tunnen, et mul on vaja abi, siis ma üldse ei jäbene küsida. Mulle meeldib seltskond ja Marietta seltsis on väga meeldib seda teha. Meil on
siin ajame juttu ja räägime, kuidas võiks nagu paremini teha, kuidas mul on siin nüüd selle asju. Enam või vähem? No välimistele võiks veel. Ikka veel jah? Nii, nüüd ma siit pean veel rohkem panema. Mul oligi siuke mõte, et kui ma teeks ühte korraga, see on liiga kitsas. Aga ma mõtlesingi, et ma panen need kõik kokku. Kuidas siin on nüüd? Seal on nüüd hästi, aga pane enda poole veel. Nüüd siia jah? Et seda ma ei ole nagu varem teinud, seda ma harjutan ja nüüd hakkangi niimoodi proovima, vot nüüd tuleb. Lihtsalt, Mööda läks. kus serva peale või? Aha, no ei ole hullu. Nii, ops. Oota, räägi nüüd, ma nüüd. Nii, võt sinna veel veidi, võt. Siia või? Jah. Opsti. Ma arvan, nüüd on küll kenasti. Korras, nii. Nüüd läheb asja juurde rullik. Rullik nüüd silub need asjad ära. Mul on siin ju vahepeal märglapp. Ma pean oma käed ära kuratama. Muidu ma siin mökerdan nii kõvasti täist pärast. Kleepun siin täielikult kõik. Kõrvad kleepuvad. Külge. Nii. Ja nüüd rullik. Marietta asjatundlik pilk jätkab siis asja jälgimist. Vot niimoodi. On kena, Marietta, jah? Jaa. Liigub kenasti. Nii, rullik on siuke õige. Just selle jaoks mõeldud. Ja nüüd siis ma ajan selle kõik laiali. Aga liimi ma panin ikka piisavalt, on jah? Jaa. Et ma sellega nagu tegelikult harjutangi tunnetust ja mingi hetk ma arvan, ma tunnetan seda väga hästi. Et see ongi arendatud küsimus, sellepärast ega algselt ei kujutagi ette, kuidas sa seda teed. Aga kui hakkad tegema, sest see variant praegu mulle väga meeldib, et ma panin lauad kokku, mul tekkis suurem pind, kus ma saan kõik täis teha selle liimiga katta ja rullikuga, et muidu kui oleks kitsas ja mul võtaks rohkem aega, teate. Nii. Ja siis nüüd, kuidas on ühtlane, jah? Äärmistesse paneme veel. Siia, jah? Nii, Marietta ühendab mind. Et Marietta on sunnitud siin igasuguseid asju omandama ja mulle väga meeldib, et ta alati on mulle abiks, alati mõtleb kaasa. Et selles osas on mul ikka väga vedanud naisega, et ta on mul alati olnud abiks minu ettevõtmistel. Nii, kuidas olukord on, Marietta? Sa võid sufleerida vahepeal. Nüüd on kena peaaegu. Peaaegu või on? No, see, mis kõige sinu juures on, seda võiks veel veidikene. See tahaks veel, jah? Kõige äärmine, kõige sinu pool. See, jah? Nii, läheb või? Vaat sealt otsast. Nii, on jah? Ei. Nüüd? Veel ots. Veel. Nii, jah? Veel otsast. Oota, siis mõtled, jah? Jah. Ma mõtlesin, ma ajasin segamini serva nüüd seda. Nii, kuidas on? Vot nüüd on. On ühtlane kõik, jah? Jah. Et kõik on kaetud? Jah. Nii, selle ma panen vette, on jah? Jah. Nii, ma pean... Nii, ja nüüd oligi see, mis mulle meeldis minu selle süsteemi juures. Et nüüd ma lihtsalt panen nad niimoodi pikali samas järjekorras, eks? Siia vastu. Ops. Eks, niimoodi. Opsti. Ja siis ongi kilp valmis selles mõttes. Et see mulle meeldib. See mulle meeldib. Selle kilbiga on nüüd see lugu, et ma tegin need lauad tegin paksemalt varuga, et kui mul siin tekivad need astmed, kui ma nüüd selle kokku pressin, siis ma saan selle välja hööveldada. Saan välja hööveldada kenasti ja siis paksustan uuesti ära. Et mul on selles mõttes tehtud varu, et selle kapi mõõdud paksuse osas. Ma mõtlesin, teen 28, nüüd hakkasin mõtlema, et võib-olla teen isegi 25. Aga see selgub nüüd asja käigus. Ma nüüd panen otsad. Vot siin on need suhteliselt, mõned on eri mõõdus, nii et ma pean enam-vähem niimoodi sättima, et ma oleks pärast. Mul on üldiselt kõik tehtudki varuga, et ma saan pärast kõik lõigata parajaks. Oota, niimoodi. Nii, siin nüüd läks paigast ära, ei läinud. Aha, hops, ja need ongi nüüd turbiskruid, mis selle külge tõmbavad. Nii, vot, super.
hullult meeldib, kuidas vot laudadest tulebki, ahah, ma pean selle kõigepealt siia poole tõmbama, kuidas laudadest saab liimkilp ja siis niimoodi, hops, ma panen igaks juhuks sinna plangud vahele, et ei pressiks sinna mingid jäljed sisse, vaatamata sellelt, muidugi saan need välja pärast, aga ikkagi. See ei pea võib-olla seda palju tegema. Nii, ja mul on kolmas ka nüüd siin peidus siin kuskil nuka taga, et seda vaja ühtlaselt nagu survestada või noh, vot niimoodi tegin lahti, eelmisest korrast sai kinni. Ai, see peab teispooli olema. Hopsti. Nii. Nii vaata keskele ja vahe. Ahah, oi. Ma pean natuke, ot, niimoodi. Nii ma pean siin silma järgi teha ei saa, aga mõõdutunde järgi. Et see on mul ikka hullult abiks olnud see mõõdutunne, teate. Nii, keeran kõik võrdselt niimoodi kinni ja hakkangi pingutama nüüd siin. Vaata, selle on peal niimoodi vaja. Nii, hopsti. Vot niimoodi. Ja nüüd hakkab liimi vahet välja tulema. Tuleb Marette, Jaa. See tähendab seda, et see määrimine oli õnnestunud. Tuleb mõõdukalt palju. Jaa. Mis nüüd? Mõõdukalt või palju? Mõlemad. See on veel parem. Et las jääb parem vedike üle, nagu mu arvamus on üldiselt sellistes olukordades, kui puudu. Niimoodi. Ja nüüd ma tõstan selle seina äärde, selle kilbi, niimoodi ma teengi need kõik kilbid, mis selle jaoks on. Ma tahan ühte asja veel öelda seoses selle kilbiga, et mulle poekilbist üldiselt teha ei meeldi, sest ta on kitsast liistust ja kuidagi näeb siuke liiga tööstuslik ja odav välja. Ja selle saare puhul muidugi veel see, et see on oma saarest tehtud plank ja ma tahakski oma mööblit, koju teha oma puidust, see on siuke, mõnus siuke tunne, et see on oma puu ja oma mööbel, et jääb lastele põrandiks. Aga ma pidin seda tõukama peale, tegelikult on, kuigi ta ongi peale. See on mõned astmed tekkinud, aga sellega ma olen arvestanud. Nii, et liimkilbiga põhimõtteliselt ongi kõik. Pärast ma näitan siis, kuidas ma hööveldan seda kilpi, paksustan ja saemõõtu. Ma kasutan siis selleks siukseid mugavaid tööriistasid. Aga praegu siis kõik ja järgmises lõigus ma näitan, kuidas ma teen siis seda kõike.